Tere kõigile, tere tulemast Tiiutara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaata, mida toob siis nädal 25. kuni 31. mai. Kõigile meile valmis on mul pandud selleks nädalaks siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit endale siis kaasa noppida sinuga haakuvad olulised sõnumid. Ja tegemist on siis kollektiivse lugemisega, et võtta siit videost endaga kaasa see, mis sa tunned, et on sinu jaoks oluline, mis sa tunned, et ei ole, lase see endast lahti, jäta see kellelegi teisele. Nädala energia lõpus on meil alati toimumas ka selline mäng, siit saad vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, et saad sinna klikata ja video hüppabki kohe automaatselt siis lugemise juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Ja enne kui ma alustama tahan kõigile teile öelda kogu südamest suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiutara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i, oled mulle kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud ja suur aitäh ka kõigile, kes on siis külastanud tiiutara.ee kodulehte ja seal ka videoid vaadanud, seal on väga palju erinevaid videoid, on need raha teemal, töö teemal, armastuse teemal, suhete teemal, kõikidel teemadel, mis meil elus võivad siis ette tulla. Et aitäh, kui sa oled seda lehte siis külastanud tiiutarats.ee. Meie lähme nädala energiate juurde, meil on kohtumõistmine tagurpidi, kaarik tagurpidi, narr õigetpidi, mõõkade 6 õigetpidi, müntide kuninganna õigetpidi, täht õigetpidi ja armastajad tagurpidi. Okei, 7 kaardist reaalselt 5 on suured kaardid, kohtumõistmine, kaarik, narr, täht ja armastajad. Väikesed kaardid taros räägivad pigem nagu meie sellistest igapäeva tilulilust, on need rahaasjad, mingid suhteteemad, aga suured kaardid, nemad räägivad nagu suurtest ärkamistest, muutustest, hingelistest, nagu kuidagi sellistest suured nagu nii-öelda pöörded, nii-öelda hingeliselt õppetunnid, mis meil on vaja läbida ja sellel nädalal on nagu päris korralikud sellist ärkamise energiat ja edasiliikumist ka, kuna meil on ilmunud siis narr õigetspidi siia kolmapäeva kohale. Narr on kaardipaki esimene kaart, kaart number 0. Ta tähendab seda, et kogu vana jama jääb selja taha. Üks suur tsükkel, suur peatükk on lõppenud, läbi saanud ja meil tulebki alustada uuelt puhtalt lehelt selles narri kaardis, et ta teeb nagu sellise toreda pöörde, et eelnevalt kohtumõistmine tagurpidi, kaarik tagurpidi, need on suhteliselt rasked kaardid, kui nad on tagurpidi, et nad ka räägivad nagu sellisest vaevlemisest või et tundest, et ma pean pingutama, aga ikka miski ei toimi ja ikka kuskile välja ei jõua. Need on nagu selline tunne, et pidevalt on mingisugune takistus või mingisugune vastasseis ja siis järsku tuleb meile narr õigetspidi, mõõkade 6 õigetpidi, mis on ka nagu lahenemine, edasiliikumine, eks ole. Et sellel nädalal tegib nagu päris suur pöördepunkt. Meil on 31. maiga siis uus täiskuu toimumas siin ka nädala lõpus, eks ole, pühapäeval, et päris ilus nagu korralik nädal, ütleme niimoodi. Aga kui me algusest alustame, kohtumõistmine tagurpidi, vaata kohtumõistmine kaarik on tegelikult kõrvuti ja neil on üks väga sarnane nagu külg, eriti kui nad on tagurpidi, nad on täis kriitikat. Kriitikat iseenda suhtes, miks ma olen nii nõme ja miks ma varem ei alustanud ja miks ma ikka nii ei teinud ja miks ikka niimoodi läks, me oleme ääretult nagu sellised halvad ja kriitilised iseenda suhtes ja ka võimalik, et me kogeme seda väljast poolt ka, sest kohtumõistmine tagurpidi on mingisugune nagu hukkamõist, tagakiusamine, et näiteks tööalaselt kollektiivis, mida edukam sa oled, seda rohkem inimesed hakkavad nagu kiusama, taga rääkima, halvustama või võib-olla teevad näkku nagu head nägu, aga kuidagi selja taga on teised jutud, eks ole. Ja kaariku kaart tagurpidi põhimõtteliselt tähendab nagu sama asja, tema rohkem karjääriga ongi seotud ja et kaarik indikeerib nagu suurt arengut ja suurt hüpet töös karjääris edasi, ta on nagu selline korralik kordaminek ja tõus ja paraku kuna kaarikut juhivad must ja valge jõud, must ja valge hobune, siis valge tähendab siis seda edu ja must on siis selle edu varjupool, kadedus, kibestunud inimesed, mingid luuserid, kes kuskilt kivi alt välja ilmuvad ja hakkavad vinguma ja kiunuma, eks ole. Et siin võib olla nagu sellist tunnet,
et sul on pidevalt nagu mingi vastasseis, et vahet ei ole, kas see on tööga seotud, suhetega seotud, üldse elus, et see kohtumõistmine, kaarid kahekesi koos, kõrvuti ja mõlemad tagurpidi ka veel, see on nagu korralik pinge. See on nagu selline tunne, et ma teen ja teen ja teen, aga ikka ei toimi, ikka kuskil välja ei jõua, ikka kellelegi ei meeldi, ikka nagu on mingisugune jama. Ja et minu sõnum sulle, et kui sa tunned ennast selles kohas ära, siis minu sõnum sulle on see, et ära anna alla. Ära jäta poole pealt katki asju, ära anna alla. Kerge on korraks murduda, mõnikord tulebki nagu korraks nutta enda nagu nutud ära, eks ole, et see vabastab ka seda pinget. Aga point selles ongi, et sellest vastasseisust või et sellest paigalseisust saab absoluutselt ka läbimurde ja väljamurde. See läbimurre ongi tekkimas tegelikult juba järgmises kaardis selles narris. Kohtumõistmine võib indikeerida ka seda, et miski on sulle elus kitsaks jäänud. Kuna ta tähendab, et sa oled nüüd valmis mängima nagu suuremal laval või et suuremat mängu, võib-olla tahad kolida, võib-olla see kodu energeetiliselt enam sind ei toida, mõnikord on siin on ka tugevat nagu sellist tööalast, karjäärialast muutust, eks ole, eriti kui meil on kaarikukaart tagurpidi, mis tihti valib nagu alternatiivse raja, eks ole, tööalaselt, või ta vaatab, et miski ei toimi, siis ma lähen uuele rajale. Ja kohtumõistmisega tagurpidi ka teatud sõprussuhted võib-olla tuttavad meie elus, nad ei toida meie hinge või et meie väärtused enam ei klapi või energeetselt me ei ole enam samal lainel ja ei ole ka mõtet nendega seda vana nahka nagu venitada, et oled kuidagi astumas täitsa nagu uude kohta, ka enda jaoks tundmatusse kohta, kohtumõistmine ja narr, kui nad kahekesi koos lauale tulevad siin kaardipakis, sest kohtumõistmine tähendab nagu 1000 korda suuremat mastaapi, suuremat edu, uut kodu, uut tööd, uued suhted, vaata, et meil hakkab nagu täiesti uus next level nagu pihta, on ju. Ja kohtumõistmist on tulnud maikuu jooksul tegelikult päris palju välja, kuidagi nagu suhteliselt on, et tavaliselt ta nii palju nagu ei tule, kuna ta on ikkagi suur ja võimas kaart, tuleb nagu erilistel hetkedel, aga maikuus, eriti nädala energiatest on ta palju nagu ennast ilmutanud. Ja narr on ka põhimõtteliselt nagu uus kodu, uus töö, uued suhted, vaata uus mingisugune tsükkel ja ring hakkab nagu pihta. Aga jah, kohtumõistmisega ma ütleks sulle ka niimoodi, kui sa oled hiljuti nagu läinud kellegiga tülli, see võib olla nagu paar kuud tagasi või et nagu sellel kevade perioodil või et isegi võib-olla eelmine aasta või et juhtus midagi, mingid sõprussuhted, töökaaslased, inimesed, et kas sa hakkasid ühel hetkel halvustama sind, kritiseerima sind, juhtus midagi, tuli välja, et nad ei olnudki nagu nii toredad ja head, kui sa arvasid, et nagu mingi intsident on ju, siis kohtumõistmisega tagurpidi see sõnum sulle on see, et nad oleksidki sind elus nagu tagasi hoidnud. Jah, meil on kurb, jah, meil on kahju, et see nii läks, muidugi me igatseme neid ka, et sellest vanast energiast me ka tuleme aeglaselt välja, sest kohtumõistmine ongi nagu pisikeste sammude kaupa tuleb kokku suur nagu kordaminek, et tibusammud on ka edusammud, aga kui inimesed ühel hetkel sul on tunne nagu võib-olla pöörduvad su vastu või et tekib nagu selline tunne, et sa ei kuulu enam kuskile kampa või gruppi, see on kohtumõistmine tagurpidi, see tähendab, et sa ei tohigi enam kuuluda sinna, et see lõhub sind või siis energeetiliselt see koht enam sulle ei sobi, et see kamp inimesi või et see teatud suhe, et see oli määratud olema nagu teatud ajaperioodil nagu sinu elus ja aga tõenäoliselt need ohumärgid olid juba varem, et ka need väiksed nagu negatiivsed asjad, mis ta sulle ütles või et kuidagi halvustas sind, et sa võib-olla ignoreerisid või pühkisid vaiba alla päris palju. Sest kohtumõistmine tagurpidi tähendab, et meid on juba väiksest peale nagu kritiseeritud, noritud ja me oleme mingil määral normaliseerinud selle, et jälle ütles halvasti, mis siis on ja et me kuidagi enam ei pane tähelegi, aga see tegelikult ei ole nagu viisakas ega normaalne, et keegi lähedane inimene meile niimoodi teeb ja kohtumõistmises ühel hetkel tuleb endale, paks nahk kasvab meile niikuinii, aga ühel hetkel tuleb ka nagu hakata ütlema endale, et oota, miks ma seda kannatan või et miks ma seda alla neelan ja vot see on see pöördepunkt, eks ole, et see on katalüsaator, kui sul on tunne, et su
elu lihtsalt põleb maha, mingid suhted enam ei toimi, tööd enam ei viitsi teha, kõik on nagu kuidagi selline, ma ei taha enam, siis tea, et see ongi kohtumõistmise efekt, meie vana elu peabki maha põlema selleks, et nagu uus saaks nagu üles ehituda sellest, eks ole. Ja seda uut hakkavad üles ehitama need imeilusad kaardid Narr ja Mõõkade kuus. Siis kaarik tagurpidi selleks nädalaks. Osad teist võib-olla vahetavad tööd, valivad üldse sellise ootamatu alternatiivse raja, mis sa enne nagu ei arvanudki, et sa võiks elus nagu valida. See on nagu karjääris tohutu kordamineku märk, aga kaarik tagurpidi on suhteliselt selline hirmu ületamine või enese ületamine. Kui sa kardad tööintervjuule minna, siis just seda tulebki sul teha. Kui sa kardad tööd vahetada, siis just seda tulebki sul teha. Et kui sa kardad näiteks, sa tahad sotsmeedias särada või et rohkem silma paista või et tegeleda enda ägeda mingi hobiga või oskusega, see on tähekaart siin, on ju, ja sa kardad, mida inimesed ütlevad või et sa kardad kuidagi nagu avalikkuse ette astuda, siis just seda tulebki sul teha. Et kaarik tagurpidi tähendab, et kõige suurem edu tuleb peale kõige suurema hirmu nagu ületamist. Ehk siis selleks, et sa saaksid edukamalt edasi sõita, me nagu peame kuidagi julgemalt ennast kokku võtma, osadele ka selline alternatiivse raja valik, kaalume nagu plaan B-d, võib-olla see on üldse sinu jaoks palju edukam. Reisimise koha pealt sul on üks takistuse kaart, kaarik tagurpidi, mis tähendab, et võib-olla mingid piletid muutuvad, lennuajad muutuvad, tekivad mingid ootamatud sekeldused. Sellest ei ole mitte midagi, see läheb iseenesest ühel hetkel korda, sest Mõõkade kuus on meil õigetpidi, Mõõkade kuus õigetpidi on jällegi ülisujuv ka siis reisimise kaart, et Mõõkade kuus on liikuv kaart, ta on väga sobiv reisimiseks, kolimiseks ja töökoha vahetuseks, aga Mõõkade kuus ongi nagu selline mõnus sõit nagu edasi. Selge, klaar, tubli, kõik laheneb, et isegi kui on mingid ajutised takistused või et sa ise hakkad nagu üle mõtlema või et sa kardad nagu selle reisiga seoses midagi, siis tegelikult see ongi see hirmu ületamise nagu õppetund sulle. Aga kui kaarik on tagurpidi, liikluses olge ettevaatlikud, kaarik on sõiduvahendite kaart, autod ja rongid ja lennukid ja kõik muud sellised asjad. Kaarikuga tagurpidi võid trahvi saada, võid kogemata kiirust ületada või meelega, et meil võivad tekkida mingisugused sekeldused ja intsidendid nagu liikluses, et meil tuleb väga rahulik olla, silmad lahti hoida, eks ole, et tark ei torma. Aga vaata kohtumõistmine, kaarik, tead, et kui sul on tunne, et sa saad kriitikat palju, et nagu inimesed nagu kogu aeg avaldavad enda arvamust sinu üle või su elu üle, siis tea, et palju õnne, sa oledki saavutamas järgmist palju edukamat taset enda elus. Inimesed meie ümber tunnetavad seda, see on lihtsalt puhas kadedus, nad tegelikult näevad sinu sees potentsiaali, mis on ka nende enda sees, aga kuna nad ei kasuta seda ja nad on nagu hirmunud luuserid, siis nad lihtsalt ei nagu selle asemel, et toetada nagu teineteist ja ise ka areneda, hakkavad siis ka neid edukaid inimesi nagu kuidagi alla suruma või et tagasi hoidma elus, et tuleta endale meelde iga kord, kui see kaariku kaart tuleb välja, et las külakoerad hauguvad, karavan läheb ikka edasi ja kuhu see karavan läheb, meil on narr väljas, narr on kaart number 0, see võib isegi tähendada nagu täiesti uut tundmatut rada, et ise ka veel ei tea, kuhu me nagu sattume, et narr on selline nii puhas ja äge uus algus ja see on niivõrd suur kontrast, et kohtumõistmine kaarik tagurpidi, need on siuksed lohisevad ja rasked ja tunnen, kogu maailm on minu vastu ja kaua võib ja ma ei suuda, ma ei taha enam, mul on kõrini ja siis tuleb narr õigetpidi, mis on nagu vau, mis uus energia, et täielikult nagu selline puhastumine, kuna ta on kaart number 0, see tähendab seda, et me ei võta uude tsüklisse mitte ühtegi vana jama kaasa. 0 vana kola, eks ole. Ja narr on ta on sinisilmne, naiivne, optimistlik, rõõmus. Ja vaata, kui me oleme sellise suhtumisega ja mentaliteediga, et niikuinii läheb kõik hästi, siis lähebki. Ja narr teab seda, et narri nagu sümbol on see, et selline ullikene, narrikene, trillala-trallala kepsleb ringi, seljas või käes on tal komps, et ta on minemas uuele teekonnale, ta on oma asjad pakkinud, ta on valmis edasi liikuma, valmis alustama midagi uut, eks ole, ja kuhu ta läheb, vaadates taevasse, vaadates tähti, vaadates päikest, ta on hüppamas kuristikku.
aga ta ei karda, sest ta teab, et universum hoiab teda. Koristikus ootab teda tundmatu vesi, ta hüppab nagu justkui pea ees tundmatusse vette. Ja ta ei tea, mis seal vees on, et ta võib-olla ujuda ei oska, aga ta õpib. Et ta enne peab hüppama ja küll sa siis kohaned. Et see on tegelikult julgus. Narrikaardist tuleb isegi olla hull julge. Vaata, narr soosib rohkem nagu sellist riskide võtmist. Ja muidugi, et ma ei taha teid kõiki nagu suunata sinna, et suurtele riskidele muidugi mõtle oma rahaasjad kõik läbi ja eluasjad läbi, aga narr on nagu selline, et kui plaan on hea ja kuidagi tundub nii, kõhutunne on õige, ise oled ka rõõmus, et ma hakkan nüüd sellist asja tegema, siis absoluutselt narr ongi nagu see, et proovi ära, lihtsalt hüppa sinna tundmatusse vette ja tee ära, eks ole. Et see on väga-väga suur nagu elu muutus ja järgi meil on tulemas mõõkade kuus. Mõõkade kuus on sujuv, edasiliikuv, arenev, ta nagu kuidagi, ta tähendab sellist libedat sõitu ja kõik need takistused, mis meil võis olla tunne, et kohtumõistmine, kaarik on nagu takistused, järsku mõõkade kuues meil on jällegi väga nagu sile, nagu klaassile vesi, mida mööda meie paat nagu hõljub edasi, on ju, et ühtegi takistust mõõkade kuues õigetpidi enam ei ole. Ja siht saab nagu selgeks, sest mõõkade kuus on nagu selgus ja klaarsus. Mõõkade kuue tähendus on see, et tormid ja kärastikud on jäänud selja taha. Nüüd on juba rahulikum elu ja kuhu poole meie nagu paadinina pöördub või kuhu poole me oleme minemas, see on paradiis. Seal ootab meid nagu ilus päike, paistab, vikerkaared ja kõik on hästi tore, et mõõkade kuus ongi nagu selline, et nüüd me saame lõpuks ometi kergemalt hingata, mis iganes tormid ka sinu elust ei ole üle käinud. Mõõkade kuus teeb asjad palju nagu kuidagi helgemaks ja kergemaks, et liigud edasi, aga liikuma siin peab, sest narr on meie enda otsus ka. Et vaata, narr ei ole nagu torn, kus siis universum lükkab meid lihtsalt uude ellu, tahad või ei. Narrikaardist tuleb ise ka teha neid otsuseid ja ise ka olla julge, ise küsida ja kandideerida ja proovida ja kolingi ära ja teengi seda ja vaata, meil tuleb, sina ise alustad enda uut nagu elu, et sa pead ise ka nagu tegema need praktilised liigutused ära ja siis mõõkade kuus aitabki sul kuidagi sujuvalt siis uude ellu nagu minna. Müntide kuninganna tuleb järgi, müntide kuninganna väga hea rahakaart, see kaart on veel õigetpidi ka, ta ennustab tihti uut töökohta, neile, kes otsivad endale uut tööd, sa saad isegi päris hea palgaga töökoha, see on väga hea nagu märke. Ja kes ei taha endale uut tööd saada, kellele sobib see koht, kus sa oled, siis sa saadki rohkem võib-olla boonust või et kuidagi ka rahu ja selles kaardis me oleme tohutult nagu enesega rahul, me oleme rahaga rahul, tööga rahul, eluga rahul, tervis on hea ja nagu kuidagi teeme ka häid otsuseid enda jaoks, et see kaart ennustab siis ka suuremat sissetulekut, et võib-olla kui sa oled mõelnud nagu mingisugusele lisaprojektile või lisaraha teenida millegagi, siis narr aitab alustada sellega, kuna ta on kaardipaki esimene kaart, avabki selle uue teekonna ja armastajad, kuna ta on duaalne kaart, eks kaks asja korraga, et armastajad võib ka tähendada, et raha tuleb nagu kahest erinevast siis kanalist, eks ole, korraga. Müntide kuninganna tuletab meelde, et tervis on meie kalleim vara, et kui me räägime hüvedest ja nagu küllusest, siis ega ilmaasjata ei öelda, et tervis on kõige kallim vara. Kui ei ole tervis hästi, kehal ei ole hea olla, siis me ei jaksa ka tööd teha, suhted lähevad lörri ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see nädal on hea, nagu, et tõesti, kui sa tunned, et sa oled väsinud või et su keha vajabki rohkem nagu und või puhkust või paremat toitu või rohkem trenni tegemist, siis absoluutselt kehavajadusi tuleb märgata ja ennast ka nagu kuidagi turgutada ja toetada selles müntide kuningannas, aga vot sellist rahulolu raha suhtes, materiaalsuses väga-väga nagu positiivne kaart, et tema teeb nagu asjad korda. Ja siis meil on huvitavad kaardid sinna nädala lõpupoole, meil on täht õigetpidi, armastajad tagurpidi. Kui me räägime suhetest, täht on meie hingesugulane, see on saatuslik kohtumine hingesugulasega, vallalised, eks ole, ja armastajad on ju armastus ja nagu paarisuhete hingesugulaste kaart, on ju. Ja täht tähendab nagu seda, et õigel ajal õiges kohas õige inimene, kogemata
jutumärkides, eks ole, täiesti kogemata komistame täpselt selle õige inimese otsa. Vallalised, kas sa tead teda? Ei, sest narr tähendab kedagi täiesti uut. See on ju kaart number 0, see on puhtalt lehelt alustamine, on ju. Ja tähekaart, see on saatus. Meil on hingeleping, et me peamegi selles vanuses, selles kohas, selles eluetapis saama siis kokku ja nagu teineteist õpetama, toetama. Täht tähendab ka, et hingesugulastel on sarnane elu ülesanne. Et me peamegi energeetiliselt, hingeliselt, vaimselt kokku saama siin elus, et me saaksime seda nagu täita. Armastajad võib teile vallaliselt tähendada ka 2 inimese vahel valikut. Ja sa teed õige otsuse siis, kui sa otsustad enda kõhutundega, enda südamega iseendale, mitte nii nagu sõbrad ütlevad, sõbrannad ütlevad või vanemad ütlevad või ühiskond ütleb, et sa pead ise nagu, et see on sinu otsus ka, et kas sa võtad enda ellu vastu või ei. Kes on suhtes armastajad, on väga-väga tugev hingesugulaste armastuse kaart, tavaliselt meie suhe muutub nagu sügavamaks, tugevamaks armastajate kaardis. Koos tuleb teil ette võtta mingi otsus, armastajad on suur otsus, et kus me elame, kas me kolime ära, kuhu me kolime, millist tööd me teeme, milline on meie tulevik, et see nädala lõpp soosib nagu selliste tugevate otsuste, tugevate plaanide nagu paika saamist. Teine asi, armastajad on vastandid tõmbuvad. Üks on ekstravert, teine introvert või et ühele meeldivad aktiivsed hobid, teine on natukene selline, kellele meeldib lihtsalt pikutada omaette nokitseda asju. Ja need erinevused ja kiiksud, need on meie kõige suuremad õpetajad. Alati nagu suhetes, et kui sa leiad ennast nagu mõtlemas, et miks ta selline on või et miks ta nii käitub, et ma ei saa aru, siis tulebki sellesse rohkem süveneda, sest see õpetab sulle midagi, see annab sulle midagi uut võib-olla, mis sulle varem ei olnud, et tuletame meelde, et me ei lähe suhetesse, eriti paarisuhetesse veel enam nagu otsima enda nagu mingit kadunud tükki või et teist poolt või et kedagi, kes meid terveks teeks või et nüüd ma olen terviklik, sest mul on tema. Ei, 2 tervet, terviklikku, endaga rahul olevat, ennast armastavat siis inimest peavad saama kokku, mitte selleks, et nagu täiust või tähendab anda teineteisele midagi, mis on puudu, vaid pigem nagu meil on kõik olemas iseendana, aga me veel enam pakume midagi siis sinna veel peale või et juurde, et me täiustame veel enam seda täiuslikkust, kes ja mis me juba oleme. Ja. Et kui sa lähed suhetesse nagu saama midagi, otsima midagi, sul on mingi tühi koht enda sees ja nüüd keegi tuleb, annab tähelepanu või annab armastust või annab toetust või et mingit rahulolu või et kindlustunnet, et vähemalt on olemas. Et sa pead seda oskama iseendale anda. Muidu mitte ükski inimene sulle lõpuni siis ka ei sobi, eks ole, et kui sul on midagi puudu, siis sa saad inimesi, kes peegeldavad sulle seda, et sul on midagi puudu, et neilt jääb ka puudu, on ju. Et siin on nagu selline enese tervendamise isegi sõnum, on ju sulle. Aga tähekaart võib siis tähendada ka kuulsust, kes tegelevad nagu näiteks mingi muusika või kunstid või sotsmeedia või et näitlemine, meelelahutus, täht on rohkem nagu selline lava peal esinemine või säramine või kuulsus või võib-olla ka sotsmeedias, eks ole, et keda see huvitab või et kes tahab nagu sellele teekonnale liikuda, siis tea, et täht on nagu kõige suurem märk sulle, et jah, sa saad kuulsaks või sa saad rohkem tähelepanu, pilgud on nagu sinul ja sa oled ka väga inspireeriv inimene või et see kunst või et see looming või et mis sa teed, et see mõjutab positiivselt ka paljusid teisi, et isegi kui sa tunned, vaata Kaarik ja kohtumõistmine tagurpidi, kas sa ise kardad kriitikat või võib-olla sa oled saanud kriitikat, mõnikord, kui me julgeme siis endaga näiteks oskustalenti sotsmeedias jagada, siis kohe hakkab mingi inisemine on ju pihta. Paraku see käib asja juurde, aga ka sõnum sulle on see, et ära anna poole pealt alla, sa oled nii lähedal nagu sellele läbimurdele, sa oled tõesti nagu nii lähedal, et ära tee nagu seda kuidagi pausi, vaid ära ürita ennast pisendada ja vähendada. Osadele võib-olla vallaliselt ka selline sõnum, et sa astud suhtesse kuulsa inimesega, kuna armastajad, täht ja narr on siin koos nagu selline püha kolmainsus üksteise peal, eks ole, et see võib ka osadele teist seda nagu tähendada. Ja täht tähendab ka meie hinge ja meie vaimsust ja hinge mingisuguseid suuri nagu edasiarenguid, õppetunde, muutuseid,
hingelist avanemist, et kui sa tahad hoopiski tegeleda ka selle nädala lõpupoole võib-olla vaimsuse, esoteerika, on need mingid spirituaalsed laagrid või et koolitused või ise lihtsalt õppida midagi, et täht teeb meid ka hästi nagu selliseks tundlikuks ja avatuks nagu vaimsele maailmale. Me saame enda hingega, enda teejuhtidega rohkem ka siis kontakti. Ja armastajad siia pühapäeva kohale, see on ilus kaart, armastajad on lihtsalt nagu puhas armastus, et armastame iseennast, armastame elu, armastame neid õigeid inimesi enda elus, kes ka nagu toetavad meid ja annavad meile väga-väga palju tuge, et armastajate täht, see on nagu keegi on loodud sinu ellu tulema selleks, et te saaksite nagu toetada teineteist koos, näiteks ka üles ehitada midagi, koos luua midagi, et siin on ka tekkimas nagu selline väga-väga hea nagu liit siis nagu sinu ja kellegi teise vahel, on see platooniline liit, on see tööga seotud, rahaga seotud, loominguga seotud või siis armastusega seotud, on ju, et siin võib olla kõike, aga tea, et täht on nagu see õige inimene õigel ajal õiges kohas. Vot niimoodi. Tähemärgid siis see nädal kaarik, vähi tähemärgi isikukaart, müntide kuninganna kõik naissoost siis maamärgid, sõnn, neitsi, kaljukits, täht veevalaja isikukaart ja armastajad kaksikute isikukaart. See siis oli nädala energia. Kui see lugemine sulle meeldis, sa võid ka vaadata tiiutarot.ee, et äkki leiad ka sealt endale midagi toredat põnevat, siis vaadata, kuulata. Seal on erinevaid lugemisi siis töö teemal, raha teemal, armastuse teemal, suhete teemal, kõikidel elu teemadel, mis meil ette võivad tulla ja ka mida toob suvi 2026, juuni, juuli, august, selline lugemine on ka siis sinna juba üles laetud. Meie lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda ja iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida kuldne sakiline kivikene, pruuni beeži laiguline kivikene, valge kivikene, lilla kivikene, kollane kivikene, selline tumedam rohekas sinine kivikene ja heleroheline kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja siis edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused meie küsimustele. Selline tumedam sinakas roheline kivikene, alustame sinust, tähemärgid, kaksikud ja, vähk ja lõvi võivad olla ka kaksikud, sest ma seda ütlesin, vähk ja lõvi, nädalapäev siis teisipäev, kolmapäev, vastus on kahjuks ei. Kuldne sakiline kivikene, tähemärk on pigem vähk, nädalapäev, teisipäev, kolmapäev, vastus kahjuks ei. Pruuni beeži laiguline kivikene, tähemärgid lõvi, neitsi, nädalapäev on kolmapäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Valge kivikene, samamoodi tähemärgid lõvi ja neitsi, nädalapäev, kolmapäev, vastus ei ja võib-olla vahel. Heleroheline kivikene, tähemärk kaalud, nädalapäev, neljapäev, vastus on jah ja võib-olla vahel. Kollane kivikene, tähemärk meil on kaljukits, nädalapäev, laupäev ja vastus on ei ja vali uus suund vahel ja meil on siis lilla kivikene, tähemärk on jäär, nädalapäev, esmaspäev ja pühapäev ja vastus on jah ja võib-olla vahel. Vot niimoodi, kallikesed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid, unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!